Tere, mina olen Märt. Kui kaks inimest teineteist leiavad, siis on niimoodi, et nad võivad käia igal pool, kus nad tahavad, nad käivad väljas, hoiavad käest kinni, nad, ma ei tea, käivad poes, arutavad, et meil oleks vaja koju siin üks uus riiul osta, eks ole, elavad oma elu ja mitte kedagi ei huvita. Sest et nad elavad oma ette ja las nad olla, eks. Ja neid ei huvita, mida nad teevad magamistoas, neid ei huvita, kuidas nad kasvatavad oma lapsi, sest et see ei ole nende asi. Välja arvatud siis, kui need inimesed on samast soost. Sellepärast, et siis on momentaanselt kohe see kõigi asi. Naabrid räägivad taga, kõik räägivad taga, vaadake. Gei mehed, näed, vaata, käivad siin avalikult niimoodi käes kinni, vaata, kui imelik haige, käivad koos söömas, täitsa lõpp. Ja tead, nad seksivad ka, kujutad ette, kui rõve. Kohe hakatakse sellest rääkima ja siis ongi see probleem, mis on väga kummaline. See on väga kummaline nähtus on see, et mis puudutab sellist LBGT teemat, siis alati on 100% ollakse magamistoas kinni. Seks. Ikkagi, et nad seksivad üksteisega ja see on rõve ja see on vale ja see on imelik ja nii edasi ja nii edasi. Vaadake, kui räägime siis, ma ei tea, armastusest või siis kooselust või kuidas te tahate, vaadake, et see on muud ka kui seks, on ju. See on täpselt sama asi, käiakse koos, tead, meil on riiulit vaja, kuule, meil on piim otsas, vahest tülitsetakse, on ju, vahest lihtsalt istutakse koos, vaadatakse telekat, naerdakse, vaadatakse, vaata kui huvitav saade, eks ole. Palun tulge sealt magamistoast välja, kallid, ma ei tea, kuidas teid isegi nimetada, mingisugused, ma ei tea, homofoobid. Ja kõik need, kes ütlevad, et aga homofoobia ei ole, me ei karda neid. Jah, aga vaadake järgi, mida homofoobia tähendab tegelikult. See harimatud matsid, kuradi. Ma ei tea. Vaadake, mis puudutab seksi üldse, siis see on ikkagi seksivate inimeste vaheline asi, on ju. Et ärge toppige oma kuradi lolli lõusta sinna vahele. Te ei ole seal oodatud ja see ei ole teie asi, eks. Ja üleüldse kuidagi ühiskonnas on valdavalt ikkagi selline seisukoht, et lesbid ja geimehed, et nad on kuidagi erinevad. Et selles mõttes, ma saan aru, see on sukse heteroseksuaalse mehe selline, et paljas naine on ikka täiega mõnus, vägev, tissid ja vaata teine paljas naine ka ja vaata nüüd nad lakkuvad üksteist, õige paljas naine, lahe. Vaadake, siin te mõtlete oma munniga. Ärge mõelge kogu aeg munniga. Lesbid, 2 naist, 2 meest, nemad on homoseksuaalid ja nemad on ka homoseksuaalid. Nad on selles mõttes nagu võrdsed, eks. Et väga kummaliselt nagu valitakse pooli. Loomulikult on inimesi, kes on absoluutselt igasuguse homoseksualismi vastu nagu väga siuksed, mõistavad seda ukke. Ma olen sellest teadlik, eks, ja ma saan sellest, jah, on siukseid inimesi. Ei ole vaja mul hakata kirju saatma. Aga nüüd räägime siis natukene debiilsustest ka, et Varro Vooglaid loomulikult kirjutas oma sõltumatus veebiväljaandes objektiiv.ee, kuidas valitsus teeb tervise kaitsmise loosungi all homopropagandat. Vaata, Varro, ma saan aru, et millegi pärast piibel ei luba sul elada reaalses maailmas. Ja sul on mingisugune haiglane vajadus teistele inimestele kogu aeg öelda, kuidas nad peavad elama. Sellepärast, et miks peaks inimene ise otsustama, kuidas elada? Miks? Loomulikult, las Führer ütleb. Heil Varro. Tervise Arengu Instituut toob selgelt välja, miks selline plakat tehti, et tabada kindlat sihtgruppi. Ja loomulikult on Varro täielik kuradi tainas ja siis ta hakkab lihtsalt lahmima objektiivis sellist sitta. Ma tsiteerin. Ainuüksi mõte kõnetada meestega seksivaid mehi, keda Tervise Arengu Instituudi hinnangul on Eestis circa 9000, mitte homosaunades ja klubides, vaid kogu avalikkuse silme all ning ka tänaval jalutavate ja ühistranspordiga liiklevate laste tähelepanu väljas on pehmelt öeldes absurdne. Varro on tark mees ja ta teab väga hästi, mis asi on demagoogia. Ja ma südamest loodan, et ta on piisavalt intelligentne inimene, et ta saab aru, et ta kasutab siin ka sellist sihukest shady retoorika
retoorika võtet, mis on see, et vaesed kannatajad. Ehk siis näidatakse, et mingi grupp inimesi kannatab ja nüüd rõhutakse sellele, et vaadake, lapsed kannatavad. Ja mis asi läheb inimestele rohkem peale kui see, et lastel on paha. Lapsed kannatavad. Mis juhtub, kui laps näeb seda kuradi plakatit tänaval? Mis siis juhtub? Ta küsib, et isa või ema või võib-olla siis teie puhul on see, et ema ei tohi lapsega veres käia. Et isa, et miks need 2 meest niimoodi üksteisele lähedal on? Ja siis sa ütled neile, et sellepärast, et need 2 meest armastavad üksteist nagu sinu isa armastab su ema. Laps tõenäoliselt ütleb selle peale, et ahah. Aga ei, ma saan aru, et Varro, sina ja sinu kuradi regressiooni tsunft võib vabalt lapsele seletada, et need on mingid värded, jah, nad on ebanormaalsed ja niimoodi ei ole õige ja nii edasi, ja nii edasi, ja nii edasi. Loomulikult, ja rääkige oma lastele seda muidugi, sellepärast, et meil ongi neid tulevasi kooli kiusajaid nagu veits vähe või nii. Et kui juhtub niimoodi, et koolis on laps, kellel on kas siis 2 isa näiteks, et olekski hea, kui teie lapsed siis hakkaks koolis norima, et kuule, su on 2 isa, et su isad on mingid värdjad ja sa oled ise ka värdjas raudselt, jah. Et siis, kui see laps lõpuks kogu sellele kiusamisele enam vastu ei suuda panna ja ta käib peas klõps ja ta tuleb näiteks relvaga kooli, siis loomulikult te saate süüdistada neid samu gei vanemaid, et nad on oma last valesti kasvatanud ja ta on mentaalselt haige. Ise aru saamata, et te olete ise süüdi selles. Te olete kasvatanud põlvkonna inimesi, kes ajavad sellist viha ülesse ja siis nad lihtsalt tambivad inimesed nii kaugele, et ta lõpuks lähebki peast hulluks. Aga teie ei ole mitte kunagi süüdi. Te need süüdi, kes on teistsugused. Thanks, Varro. Ma loodan, et kõikvõimas Jumal on väga uhke sinu üle. Kuradi viha külvav idioot. Kas sa tõesti arvad, et kõik Eesti homoseksuaalid käivad homosaunades ja homoklubides või? Avalikus kohas on kõige õigem koht, kus kohas sellist kampaaniat teha, sellepärast, et meil on inimesi, kes elavad kapis ja nad elavad kapis just nimelt selle samal põhjusel, et neil on eluaeg vähe tambitud, nad on kuulnud igalt poolt, et jaa, homod on kõik värdjad ja nad ei julge seda välja öelda, nad ei julge olla nemad ise. Ja kui nad teevad seda kodus salaja, siis vähemalt neil on plakat olemas, mis tuletab neile meelde, et kuule, turvaseks on kõigile. Ja see ongi selle kampaania eesmärk, see plakat ütlebki seda, et hei sina, juhul kui sa oled homoseksuaal, siis palun pea meeles, et turvaseks on kõigile. Kasuta palun kondoomi. Ja üldse homopropaganda. Mis asi see on? Homoseksuaalsuse propageerimine, eks? Seda sa väidad kogu aeg. Homoseksuaalsuse propageerimine. Kuule, kellel on vaja propageerida homoseksuaalsust? Kellele see kasulik on? Kumm on seks? See on teavituskampaania. Milleks on vaja propageerida homoseksuaalsust? Keegi ei propageeri siin mitte sittagi. Sa väidad, et propageerib, aga ei propageeri ju, Keegi ei karju tänaval, et ole homo. Kelle seda vaja on? Ja kui inimene tõesti tunneb, et ta tahab olla gei, siis las ta olla, eks? See plakat ka. Selge, sa tunned, et sa oled gei. Ole, aga palun. Harrasta turvaseksi, sest et me tahame, et Eesti elanikkond oleks terve. Varro, las inimesed seksivad, kui nad tahavad, eks. Sa ei pea pidevalt oma käega nende suguelundid üksusest eemal hoidma, et ei, olge siin, ma ei tea, meil on siin traditsioonilised väärtused, seksiga ainult siis, kui on vaja sugu jätkata. See ei ole sinu asi, kuidas teised inimesed elavad. Kui see sind otseselt ei puuduta, siis miks sa üldse sipled? Ma ei saa sellest aru. Ja muidugi sa väidad, et puudutab. Jaa, sa oled kodanikuna mures, et ühiskonna kõlbelisus käib alla. Minu arust ei käi. Aga nüüd ongi, see on kõigest minu sitan arvamus. Täpselt samamoodi nagu see, et ühiskonna kõlbelisus käib alla, on sinu sitan arvamus. Et sa räägid seda, et meie loomulikkus, et seda üritatakse lammutada. Meie loomulikkust. Ka loomad on homoseksuaalsed. Kas sa ei arva, et võiks nagu mingisuguse kristliku armeel, vabandust, see on praegu labane, kui ma ütlen kristliku, aga teha mingisugune sekt, mingid inimesi, kes käivadki ja otsivad välja homoseksuaalsed loomad ja siis käivad neid tapmas näiteks. Sest et
loomade kõlbelisus käib alla. Ja sa ütled seda, et me üritame lääne isandate ees lömitada. Aga sa tahad ise täpselt samasugune isand olla. Sellepärast, et sa ütled inimestele, kuidas on õige elada. Terve objektiiv.ee tegelebki sellega, et vaadake, niimoodi on õige elada. Sa oled ise täpselt samasugune. Varro, ela oma elu täpselt nii, kuidas sa tahad. Eks? Aga palun lase teistel elada. Mul on suva, kes sa oled. Kas sa oled mees või sa oled naine. Kas sa oled must või sa oled valge. Mind ei huvita, mida sa usud, mis on sinu religioon. Mul on pohhui. Mul on sügavalt pohhui, mis on sinu seksuaalne orientatsioon. Lihtsalt ära tee teistele inimestele haiget ja proovi teisi inimesi mõista. Rohkem ei olegi vaja. Ja sihtasutus perekonna ja traditsioonide kaitseks. Vaadake, te olete silmakirjalikud tõprad. Te räägite seda, et riik raiskab maksumaksja raha selliste kampaaniate peale. Te ise kogute annetusi, raisk. Te kogute annetusi ja mida te teete? Te korraldate selle raha eest pikette, te prindite mingid sitaseid flaiereid, te maksate objektiivi, selle kuradi serveri tasusid raudselt. Te lasite välja trükkida suure lipu, mida oleks hea helikopteriga filmida. Miks teie raiskate raha? Miks teie ei toeta nälgivaid lapsi? Miks teie ei pane raha sinna, kus seda on vaja? Miks te tegelete sellise homofoobilise propagandaga? Tükone asi on Venemaal praegu moes. Ja te räägite, teate, üldiselt minge putsi. Ma olen Märt, aitäh, kohtume järgmine kord.